Oleme seda vestlussarja siis veebruari-märtsi jooksul läbi viinud koostöös kirjastus Sinisuga ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskusega. Ja oleme valinud siia vestlusõhtutele teemad, mis on ausad, valusad, sellised, millest võib-olla avalikult ei räägita, aga meie oleme seda siiski otsustanud teha. Ja täna ongi 4. ja viimane vestlusõhtu ja räägime lähemalt Naiste Tugi- ja Teabekeskuse psühholoogi ja kliinilise lastepsühholoogi Mariana Saksniiduga nähtamatutest ohvritest ehk lastest lähisuhtevägivallas. Ja kes soovib rohkem infot selle sarja kohta, et see jääb Rahvaraamatu Facebooki kontot. Ja ennem kui me vestlusõhtu juurde asume, et Sinisukk kirjastuse juht Marie Edala räägib ka natuke Valgesarja raamatutest, et mis neid teemasid ka puudutavad. Minu poolt aitäh! Suur aitäh! Ma saan aru, et kohale on tulnud vähem inimesi, aga ma arvan, et väga palju inimesi kuulab meid kuskil kaugel. Kuna teemad on nii rasked, siis see on ka päris mõistetav. Me oleme üle 30 aasta välja andnud seda sarjas on ilmunud üle 60 raamatu. Mitu korda on küsitud, et miks te nagu välja annate selliseid raamatuid. Need on rasked raamatud, kuigi nende kaaned on valged, siis kõigi nende sisu on must. Mul on väga hea meel, et Rahvaraamat ja Naiste Tugikeskus on meiega kaasa tulnud sellel missioonitööl, seda võiks isegi nimetada missioonitööks, et anda edasi ja selgitada. Me ei ela kuskil kuu peal, me elame samas maailmas. Kui mujal maailmas juhtub selliseid koledaid asju, siis kahjuks ei jää ka meie puutumata. Kuna täna on teemaks lapsed, siis väga paljud meie raamatute autorid jutustavad oma lapsepõlvest. Ja see lapsepõlv ei ole mitte õnnelik olnud. On küsitud, miks nad üldse on hakanud sellest rääkima. Ma hea meelega loen Valeri Bako raamatu Kõik teadsid autor on öelnud. Ma ütlesin endale, võib-olla saama nii aidata, päästa teisi. Oleks hea aidata teisi naisi. Keegi ei ole sellist elu ära teeninud. Valeri oli 12 aastane, kui see õudus temaga juhtus. Ja ta oleks ise võib-olla ära kannatanud, aga ta tuli välja oma laste pärast. Hea meelega, kuigi hea meelega on siin valesti öeldud, loeksin ma teisest raamatust, mis on Palun päästke mind, ehk siis sündmus on aset leidnud Inglismaal. See väike tüdruk oli tegelikult 5-aastane, kui teda väärkoheldi. Alates 8. eluaastast hakkas tema isa teda väärkohtlema. Said alguse riiud kodus ja lapse mõtted selle kohta. Lõpetage, mõtlesin ma voodis lebades, kuigi teadsin, et riik peab jõudma oma loomuliku lõpuni. Mõlemad pidid end tühjaks märatsema. Hommikuti oli ema siniseid plekke täis ja isa näpu oli küüntest küntud. Kuid ükski naaber ei kutsunud kunagi politseid, ehkki nad olid kindlasti kõike kuulnud. Täpselt sama, mis on siis raamatus Valeri Bako, kõik teadsid. Mitte keegi ei tulnud appi, keegi ei tulnud kutsuma politseid. Väikese tüdruku toolased mõtted, esmaspäev, kolmapäev, reede ja pühapäev olid vägistamisööd. Arvasin, et hullemaks ei saa minna. Oleksin pidanud targem olema. Oli veel üks püsiv põhjus, mis aitas mul toime tulla. Nagu ma juba öelnud olen, kui isa tegi seda minuga, ei teinud ta seda mu väikeste õdedega. Nii palju, kui ma aru sain. Väike laps, kes on pandud olukorda, et ta püüab kaitsta teisi. Hea meelega ma loeksin ka ette tema ema kohta. Kui õigemini ta ütleb ka, et kui me alati arvame, et naised kaitsevad, naised maandavad mehi, siis tema emal oli ükskõik.
kui ta lõpuks politseisse sai pöördutud ja kirjutas avaldust, siis tuli vanaema ta juurde ja ütles, et ära tee seda, sa rikud kõik ära. Ta võttis selle avalduse tagasi ja ta lülitati välja perekonnast. Ja kui me räägime sellest, et miks on nagu tähtis rääkida nendest asjadest, siis vaadake, võib-olla alati te ei saa appi minna ise, aga on ju telefon, alati saab kutsuda politsei. Põhiline on see, et me märkaksime, et me näeksime, et me aitaksime hädas olijat ja et see hädas olija ei peaks häbenema, et tema on süüdi. Süü peab leidma õige koha. Süü peab leidma selle, kes selle kuriteo korda saatis. Niisiis, ma loodan, et need loengud siin ja need raamatud seal laua peal aitavad mõista inimestel, mis toimub. Aitavad näha neid inimesi, kes on kõrval ja kes vajavad abi ja ulatada neile abikäe. Aitäh! Tere õhtust minu poolt ka. Mina olen Mariana Saksniit ja mina olen kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog. Ja 20 aasta lähedale juba olen ma töötanud psühholoogina ja alates üpris esimestest tööpäevadest olen puutunud kokku laste, noorte ja täisealistega, kes on kogenud oma elus vaimset vägivalda, füüsilist vägivalda, seksuaalvägivalda ja sageli siis neid vägivallaliike komorbiidselt ehk need kogemused esinevad inimesel siis sageli oma kodus ja oma peres koos. Ja mõne sõnaga võib-olla veel, et kui veel paarkümmend aastat tagasi me keerasime muusika kodus kõvemaks, kui naaber kodust kostis nuttu, siis täna on olukord muidugi parem, ühiskond on veidi küpsenud. Me oleme kaugel ideaalist, aga me juba räägime ühiskonnas vägivallast, räägime nendest sümptomitest. Väga sageli me ei vii kokku ühte inimest, kellel on jaks otsas või noorukist, kes ei soovi enam elada, et see võiks olla seotud sellega, et kodus ei ole hea, kaugel sellest, seal on suisa raske olla. Aga et me juba ühiskonnas palju rohkem räägime, sellest on hea meel. Need inimesed, kes võiksid ja peaksid ühiskonnas vägivalla vastu seisma, on ka teadlikumad, jällegi me oleme kaugel ideaalist, aga täna on ühiskonnas selles osas diskussioon ja see on suur samm. Kui lastega peredes esineb vägivalda, siis see on alati nii, et selle vägivalla ohver on ka laps. Ja kui ma saaksin iga kord mündi, kui keegi ütleb, et hea on see, et laps ei saa mitte midagi aru, siis ma oleksin tänaseks väga rikas naine. Seega lapsed on arukad. Nad näevad rohkem, kui me võiksime arvata, nad kuulevad rohkem, kui me võiksime arvata, nad tajuvad rohkem, kui me võiksime arvata. Seega lapsed alati teavad. Ja mõnikord ongi selle ühe vanema suur soov teha nägu, et miskit pole ja sellest mitte rääkida, mis lükkab selle lapse sageli veel suuremasse segadusse. Sest et saab aru, et midagi on, aga aru ei saa täpselt mis. Seega me käsitleme täna juriidilises süsteemis ka, me püüame teha selles osas suuremad samme, et laps lähisuhte vägivalla keskkonnas on mitte tunnistaja, vaid pealtnägija, mitte tunnistaja või tähendab mitte pealtnägija, vaid ta on selles kodus ohver.
sest see sümptomaatika, mis lastel siis ebaturvalises kodukeskkonnas ilmneb, vägivaldses kodukeskkonnas ilmneb, ei ole tingimata tingitud sellest, kas ta saab ise pihta või mitte. Minu omajagu mitmed väga rasked case'id, väga rasked juhtumid on seotud lastega, kes ise pole saanud kordagi löödud. Aga nad tajuvad suurt süütunnet täiskasvanueas, et nad ei läinud vahele. Et nad oleksid saanud pidurdada, aga nad ei julge, läksid hoopis voodisse teki alla. Ja seda süüd nad kannavad ka sageli täiskasvanueas endaga veel kaasas. Seega ma ei taha seada suurusjärku, mis on ohtlikum ja mis on vähem ohtlikum. Ebaturvalisus, vägivald kodus on igal juhul kahjulik ja toob kaasa nii lastele, noortele kui täiskasvanutele erinevaid vaimse tervise häiresümptomeid ja need kujunevad sageli ka ajapikku füüsilise tervise kahjustustega inimeste eludeks, seega mitmel erineval moel ja sageli väga üldiselt siis mõjutavad lapseeas lapse heaolu, noorukeas nooruki vaimset tervist ja füüsilist tervist ja täiskasvanueas võivad kaasa tuua selliseid keerukusi, millega inimene elukaare jooksul siis maadlema peab. Tähendab, tahaksin tegelikult küsida seda, et need juhtumid, mis on ka Eestis olnud, kui me räägime praegu siin, et palun päästke mind ja me räägime lastest, keda on isad, vanaisad vähem kohelnud. Kuidas tullakse välja selles mõttes, et on teada, et see jätab sellele naisele eluks ajaks psüühilise trauma ja see trauma võib välja tulla erinevates kontekstides. Ise olen näinud ühte Taani filmi, kus sünnitus tõi esile selle trauma ja see naine mõtles, et see on tema laps, kuigi see tema isa laps, kuigi see isa oli ammu surnud. Inimesed oma kogemustega tulevad välja väga tänasel päeval väga erinevas vanuses. Minu vastuvõtul käis üks Lõuna-Eesti naine, kes on tegelikult meie valdkonna inimene ja toimetulev inimene, noor naine. Ja tema ütles nii, et ta pole sellest kunagi kellegile rääkinud, aga et ta nii kaua, kui ta ennast mäletab, on ta jõuluks soovinud seda, et ta kukuks pea peale. Et ta ei mäletaks seda, mis on temaga juhtunud siis, kui ta oli väike laps. Ja kestis samuti aastaid see tema kogemus. Seega inimesed tulevad oma kogemusega välja väga erinevad ja on väga mitmeid täisealisi, kes on öelnud, et ma olin otsustanud, et ma selle teadmisega, mis on minuga juhtunud, et ma viin selle teadmise hauda kaasa. Aga siis mingite asjaolude kokkulangamisel, kas siis nõnda, et muutub enesetunne nii raskeks, et enam ei saa olla üksi või tekib mingi hetk, kus inimene tunneb, et äkki ma siiski suudan kedagi usaldada, et võib-olla keegi siiski nagu ei süüdista mind selles, mis mu kogemus on ja siis nad tulevad, mõnikord räägivad sellest kellelegi lähedasele, mõnikord jõuavad mingeid teid pidi ka psühholoogi vastuvõtule ja teevad oma elus selle otsuse, et nad jagavad oma kogemust. Minu tööpraktikas on järjest sagedasem see, et noores vanuses inimesed otsustavad või siis hetke ajal tunnevad, et on õige jagada oma kogemust. Seega mul on selle üle väga hea meel, et järjest vähem inimesi, kellel on
vägivallakogemus, sealhulgas siis seksuaalvägivalla kogemus, saavad abi, toetust ja mõistmist enne, kui nad täiskasvanuks saavad. Et neid lapsi, kes oma kogemusi jagavad, on meil palju. Kui kerge või raske on tegelikult lapsed saada teada selle tõe, kuidas see metoodika toimib, kuidas talle räägitakse, sest nagu ka nendes raamatutes need isad, kes neid väärkohtlevad, nad ju teatavad, et nii ongi õige ja nii peab see kõigi lastega ja isa peabki olema esimene, kes annab kogemuse. Et kindlasti on erinevad faasid, on väikesed lapsed, kuidas nendega tööd teha? Tänane ühiskond on veidi rohkem teadlikum. Ka need sellised infokampaaniad või lapsed oskavad infot otsida, et siis ütleme, kui minu kogemus vist rohkem on selline, kus nad juba teavad, et see õige ei ole. Lapsed sageli leiavad ühe inimese, kellele nad tegelikult julgevad võib-olla mainida, vihjata. Ja võt siin see täiskasvanu vastutus, et ta siis selle teadmisega midagi teeks. Ma toon ühe keerulise näite, mis inimlikus mõttes on keeruline kuulata. 5-aastane väike poiss ütles oma lasteaiakasvatajale, et mulle ei meeldi teha missi ninale musi. Ja see lasteaiaõpetaja, kes tänaseks enam ei tööta, sest ta enam ei jaksanud sellega toime tulla, mis oli juhtunud, rääkis mulle, et tal tekkis nii paha tunne, et ta ei uskunud ka, et miski võib nii hull olla. Äkki ta lootis, et äkki ikkagi ei ole ja ütles lapsele ära siis tee. Aga süda jäi valutama. Pool aastat hiljem pandi uurimine püsti ja tänaseks on see isa kinnipidamisasutuses olnud mõned aastad. Ehk siis laste puhul on nõnda, et nad annavad kellelegi märku. Mure on selles, et täiskasvanu tahab mitte uskuda. Ja see on inimlikult mõistetav. Me tahaksime kõik uskuda, et miski ei saa olla nii hirmus, et olla tõsi. Kahjuks see nii on. Kui nad juba teraapiasse jõuavad, kui nad jõuavad juba minu vastuvõtule, siis nad, mõned lapsed teavad täpselt, et see on olnud nii vale ja see pole kuidagi moodi minu süü. Rohkem on neid lapsi ja noori, kes inglise keeles on selline termin nagu struggle, eesti keeles on see vastav. Täpselt ei oskagi öelda, aga nad maadlevad selle teadmisega, nad maadlevad selle ratsionaalse teadmisega, et nad ei ole süüdi samuti selle tundmusega, et äkki ikka olen, sest kui väärkohtleja on olnud osa, siis ta on manipuleerinud selle lapse, noorki täisialise sageli ka olukorda, kus ohver võtab vastutuse, kannab seda. See on kombinatsioon süütundest, häbitundest, need on väga tugevad ja halvavad tunded. Ja on inimesi, kes seksuaalse väärkohtlemise kogemusega oma elukaares töötavad nende emotsioonidega, kuidas toime tulla sellega, et mitte tunda ennast pahasti läpasena. Ja no ma loodan väga, et me eriteadmistega inimesed, kui need inimesed jõuavad oma kogemustega, nad saavad selles osas asjakohast toetust ja abi ka. Kui palju on teie praktikas olnud selliseid juhtumeid, kus nii nagu ka siin selles raamatus ema ühelt poolt hirm selle eest, isa pannakse kinni, et sa võtad nüüd toiti ära, meil pole siis raha. Teiselt poolt ema lükkab nii-öelda tütre ette sellepärast, et ta nagu ise ei taha isaga ei olla ega tegelda. Kui palju neid juhtumeid on olnud? Minu praktika jooksul neid on olnud aja jooksul siiski kahjuks liiga palju. Ja ma ei saa öelda, et see on kuidagi moodi piirkonniti või see on seotud otseselt sellise majandusliku küsimusega, aga jah, on olnud juhtumeid, kus toimepanja tegu normaliseeritakse selles kodukeskkonnas.
on olnud juhtumeid, kus seda teeb ema, kus seda teevad teised pereliikmed. On olnud juhtumeid, kus isa tegevust jätkavad vennad. Terve peresüsteem teab. Võikal viisil on mitmed minu juhtumid läinud süüdimõistva otsuseni selle tõttu, et toimepanijad filmivad oma tegevust. Jätavad sellest maha tõendeid, mida siis saab kasutada kohtus nende vastu. Jah, neid lugusid on mitmeid. No 2 aastat tagasi oli see juhtum, mida siis üle maailma kõik teadsid, oli Giselle Bundchot juhtum, kus mees müütas oma naist filmis, kus just ei müütanud, ta saab raha selle eest, see oli lihtsalt lootus nähtavasti. Kui meil räägitaksegi, et meil ju ei juhtu, siis ainult 6 aega tagasi või vähemgi oli ju Rootsis see juhtum samasugune, et tegelikult tänu internetile ja ütleme copy-paste'ile väga paljud sellised võib-olla kuriteod, mida meil enne ei tehtud, jõuavad ka meile. Et kuidas on nagu see internet mõjutanud näiteks? Ma ei oska seda öelda, sest et ma arvan, et see meie sadismi spekter on olnud aegade jooksul niigi lai ja on tõenäoline, et sellist ainest saades ka kurjategijad saavad inspiratsiooni. Ma ei näe otseselt selle trendi kasvu nõnda, seda on lihtsalt alati olnud. Ja meie väikses riigis me ohvrite kaitseks sageli need juhtumid ei lähe kunagi avalikkuse ette, sest et need on ära tuntavad kahjuks. Ja ütleme nii, et kui me vaatame teiste riikide näiteid, mis meile nagu jõuavad, siis need sarnaseid juhtumeid on olnud ka meil, need on olnud aegade jooksul ja mind võib-olla on hämmastanud või täna hämmastab mind võib-olla mitte enam see, kui lai spekter on ühe toimepanija retsidiivsuse spektris. Mind muidugi ei pane imestama, miks sageli ohvrid jäävad oma kogemusega üksi ja ei julge. Eriti kui nad on saanud kogemuse, kus neid ei usuta, kas siis oma võrgustikust või ka juriidilises süsteemis. Küll aga mind vist paneb ikkagi imestama see, kuidas ühiskond minimaliseerib ja normaliseerib. Meil on mõne aasta tagune juhtum, kus toimepanijad läksid grupiviisilises vägistamises süüdi. See tüdruk oli 12-aastane, see oli väike kogukond. Ja kui siis võeti tunnistusi selle kodukandi inimestelt, kes võisid näha, koguti tunnistusi, siis mind hämmastas see, kui paljud teadsid, et sõidab auto ette ja laps läheb bussi. Ja et oli täiskasvanud, kes ütlesid, et teame ju, et see tüdruk on väike prostituut. Seega sellised juhtumid panevad ikka veel ka mind lehmuma. See on seesama teema, et kõik teadsid. Et olen ka siin enne rääkinud aastaid tagasi, oli Lõuna-Eesti juhtum, kus klassiõde läks oma klassikamitega. See vist märtsikuu läksid suvilasse. Ja siis tookord rääkis seda Võru kohtunik ja siis need poisid tegid lihtsalt talle levi. Ja siis oli arutlus juristide keskel, et mis ja kus ja miks siis läks ja miks siis oli, et küsimus on nagu selles, et kui
kui me nagu ei saa usaldada oma sõpru, kui me ei saa usaldada oma klassikaaslasi, kuidas saab olla süüdi inimene, et ta ei arvanud, et ta klassikaaslased on pätt ja kaba? Või räägime sellest ka juhtumist, et me ju teame, et sellistel puhkudel inimesed jäävad hääletuks. Öeldi, et miks ta ei karjunud ja esiteks karjuda märtsikuus suvilarahus on suhteliselt mõttetu. Seal oli sama lugu, võeti väga head advokaadid ja ma kujutan ette, et ma ei tea seda lõppu, aga ma kujutan ette, et sellest piisab, et see ohver kuuleb kohtus, et ta on viimane. Ta saab sellise poriämbri pähe, et sellest jätkub talle terveks eluks. Ma ei oska seda niimoodi kommenteerida. Mida täna kohtusüsteemid päris palju rakendavad ohvrite kaitseks. Teadlikkus on ka kasvanud ja ohvrite reaktsioone, seisundist tulenevaid reaktsioone. Ma usun ja loodan, et ei saa keegi võrgustiku liige, kes potentsiaalselt puutub kokku ohvriga, öelda, et ma ei tea, miks ta siis ei karjunud või miks ta ei hõikanud endale appi. Ma väga loodan, et täna me räägime juba hoopis teadlikumast võrgustikust, kes esiteks ei traumatiseeri ohvrit ja on võimeline mõistma, millised on reaktsioonid, mida inimene valib instinktiivselt, see ei ole kuidagi seotud tahtega mitte karjuda või tahtega karjuda. Mõnikord on, mõnikord saab inimene aru, et kui ta karjub, siis ta sureb. Aga ka järjest enam kohtusüsteeme kasutavad eriteadmistega inimesi, kes kohtusaalis käivad nii-öelda, me nimetame neid siseharimisteks, kus me räägimegi siis minu sarnased inimesed, mis võis tingida ohvri sellise või teistsuguse käitumise ja neid võimalusi kohtunikud ka kasutavad ja ma ei taha öelda, et olukord on meil riigis ideaalne. Meil võiks hoopis ideaalsem olla, sest meil on nii väike riik ja meil on nii palju tarkust. Me seda praktikas siiski pigem kipume vähe kasutama, aga minu kogemuste mõttes me ikkagi, ma loodan väga, et me ohvreid täna juba kohtleme teadlikumalt ja ma väga loodan, et selle tõttu inimesed ka võib-olla usaldavad rohkem süsteemi, usaldavad riiki ja ei jää oma kogemusega üksinda. Selle tõttu, et kes see mind ikka usub, et ma loodan väga, et me ühiskonnas oleme andnud neid sõnumeid. Ma ei garanteeri, et on institutsioone, kus me täna räägime siiski taas ohvristamisest. Aga tahan kõigile kuulajatele panna tõesti südame peale, et leida endale turvaline kontakt ja mitte jääda oma kogemusega üksi. Kui palju teie meelest võib kino, kirjandus mõjutada? Räägin sellepärast, et aastaid tagasi oli Kenderi romaan, mis keelati ära, kui mäletati. Ja siis oli meil pikk vaidlus teemal, et aga krimid on ju ka, et ega siis sellepärast ei leita copy-paste'i. See romaan tookord, ma lugesin sellest väga vähe lehekülgi, see oli õvastav. Kusjuures seda püüti siis öelda, et sellest ei ole midagi, et keegi ei jaga copy-paste'i. Et jällegi paralleel oli krimiga, aga kriminaalromaanis on ju see põhimõte, et saadakse mõrvad kätte, õiglus tuleb esile. Seal oli väga palju tegu just nimelt lastepilastajatega. Mis te arvate, kuivõrd võib mõjutada selline film, sellised raamatud, et kas siin on meil kui kirjastajatel ja filmitegijatel näiteks oma vastutus? Sisu, mida tarbivad noored, avaldab kahtlemata mõju nende hoiakutele, väärtushinnangutele, nii nagu ka
nendel lastel ja noortel, kes tulevad oma kodudest, kus peksmine on okei või alandamine on okei. Nad kasvavad teadmisega, et see on okei ja ei pruugi tulla selle peale, et seda vaidlustada. Seega jah, ma olen nõus, et see sisu, mida tarbib üks laps või nooruk või ka täisealine, see tema mõttemaailma mõjutab. Meil väga paljud popmuusika armastuslood räägivad vägivallast, sellest, kuidas ma käin sul järel nii kaua, kuni lõpuks sa oled mu oma, et see on klassika. Mina ei kuula neid lugusid küll kui armastuslugusid väga sageli, sest see sõnum on ahistava jälitamise tunnustega. Nii et jah, ma arvan, et see sisu, mida me nii-öelda anname kuulajatele või vaatajatele, see sisu kahtlemata on vastutus. Aga samamoodi vastutus, kui see nii-öelda selle noore inimese harimine kodukeskkonnas ja lähedaste inimeste toel on adekvaatne, siis ta ka võib-olla on pigem selle mõjuga, mida ma eales ei teeks, sest me ju teame, pea liiva alla peitmine ei tee olematuks. Tahaksingi küsida, et kuidas võib-olla inimesed märkaksid, kas on mingid sellised tunnusjooned, mida me võiksime märgata, mis viitavad võib-olla sellele, et inimene, laps on hädas? Kui me nüüd räägime kõrvalseisjast, ühest täiskasvanust, kes teab ja tunneb võib-olla last, aga ei ole tema pereliige, et kui me nüüd sellest aspektist õpetaja või treeneri või kellegi teise täiskasvanu rollis on oluline jälgida, kui toimub muutus lapse emotsionaalses seisundis. Et kui muidu avatud laps muutub järsku kinniseks, tõmbub endasse, varjab ennast, oma keha. Ehk et muutus sellest, mis on olnud tavapärane ühele lapsele või noorukile, et tegelikult see käib ju täiskasvanu kohta ka. Et siis meil peaks olema ükskõik, mis rollis me oleme, kas me oleme ise lapsevanema rollis või me oleme lähedased kellegi teise lähedase inimese rollis või ka kõrvalseisja rollis. Meil ühiskonnas ikkagi päris aralt küsime. Minu käest mõnikord küsitakse, aga Mariana, et kui mul tekib mingi kahtlus, et lapsega pole kõik korras või kui mul jääb süda valutama, et see nooruk kuidagi on muutunud või ka keegi täiskasvanud, kellega ma olen, et mis ma siis teen? Ja see on, ma inimlikult ju mõistan, et inimene mõtleb läbi, kuidas ma küsin, äkki ma selle küsimusega kuidagi moodi inimest häirin. Aga avaldada huvi, avaldada empaatiat ja küsida küsimus, kas ma eksin, kui mulle tundub, et sinuga ei ole kõik korras. Ma arvan, see on nii inimlik ja empaatiline, saame kõik endale seda lubada. Aga seda lubatakse endale vähe. Inimesed pigem keeravad ära, nad ei taha võib-olla väga tegeleda. Ja see on ühiskondlik vastutus. Kui me näeme, kas me vaatame ja reageerime või me näeme, mõtleme, et äkki ikka ei ole ja keerame pilgu ära. See on väga ühiskondlik vastutus. Sest need lapsed, kellega mina töötan, ma võin kinnitada, et nad väga sageli leiavad abi väljaspool kodu, väljaspool seda inimest, kes tegelikult peaks aitama. Seega ühiskondlikult meil on suur vastutus, kas need inimesed saavad abi, kas need lapsed ja noorukid saavad abi. Ja kui me pöörame pilgu ära, siis võib juhtuda, et temast saab täisealine, kes soovib jõuluks, et ta kukuks pea peale.
kui nüüd rääkida nendest lastest, kellel on olnud selline probleem, kuidas te arvate, et see tulevikus või kas on olnud seda perioodi, et jälgida, kuidas nad on sellest välja tulnud, kui palju see jääb neid saatma? Üldiselt lapsed on plastilised ja inimese aju on plastiline, ta on võimeline omandama uusi kogemusi. Võib-olla kaks kehva tegurit on, mida peab tähele panema. Üks on see, kui see kogemus algab valeses lapsepõlves ja teine tingimus on see, kui see kestab pikka aega. Et on lapsi, kelle puhul me sellisel juhul olematuks neid kogemusi ei tee nagunii, aga neid mõjusid enam ka ei pidurda. Ja mul on olnud istudes võrgustiku varlaudades või tähtsate täiskasvanute kohtumisel, mul on äärmiselt traagiline öelda ühe väikese lapse kohta, et kas te teate, et me siin enam midagi teha ei saa, sest et tema psüühika on rikutud. Ta ei usalda, tal on erinevatele psüühikahäiretele omased sümptomid. Ehk et me ei pööra enam nagu tagasi. Ja seda on alati ühe väikese lapse kohta raske öelda, sellepärast et ta pole elama veel hakanudki, kui keegi tuleb ja ütleb, et see kahjustus on nii suur. Ehk et kui me räägime lapsest, kes varasest vanusest on elanud ebaturvalises keskkonnas, kes on olnud partneriks oma lähedasele inimesele ja kasvab teadmisega, et mind ei usuta, sellest pole pääsu, need lapsed sageli otsustavad oma eluga lõpetada. See on nüüd raske küsimus, kas teie praktikas on olnud neid mitmeid? Minu praktikas on kahjuks igapäevane see, et lapsed mõtlevad surmast, mõtlevad sellest, et kergem on minna kui jääda. Minu praktikas ei ole olnud ühtegi õnnestunud suitsiidi otseselt minu klientil või patsiendil. Aga eks me selle valdkonna inimestena me arvestame seda võimalust, et me õigel ajal ei jõua vahele. Ja see on suur vastutus. Tegelikult mitte ainult ju meil, vaid tervel ühiskonnal märgata õigel hetkel ja anda see signaal, et on võimalik leevendada kogemusi. Praegusel ajal, nagu te teate, on psühholoogid ja psühhiaatrid kohutavad erinevad. Ka lasteasutustel on probleem, et saada numbreid. Et millisena teie näete, kus on meie väljapääs selles mõttes, et jah, on erapraksiseid, kes saavad abi anda kiiremini, aga olgem ausad, mitte kõigil ei ole seda võimalust. Et mida me ühiskonnana saaksime ära teha, võib-olla see on utoopiline küsimus, aga siiski. See ei ole üldse utoopiline küsimus, see on väga õige küsimus ja ma arvan, et me selles osas me oleme pikki aastaid rääkinud märkamisest. Nüüd me märkame küll, ei reageeri ikka. Seega reageerimine ja vastutus selle eest, et reageerida ka sellistele tunnustele, mida võib-olla me oma peas mõtleksime mitte millekski. Et see ühiskondlik vastutus on väga suur. Psühholoogid ja psühhiaatrid, eks me ju tegeleme kahjuks tagajärgedega. Me muidugi väga armastame tegelemist ennetamisega. Ja me kõik tahaksime hoopis rohkem panustada ennetamisse, lihtsalt meid tõesti ei jätku. Et tegelikult ka mina igapäevaselt lähen tööle tegelema nende psüühikahäirete tunnustega, mida me oleks saanud ära hoida, kui lapse keskkond oma kodus oleks olnud turvaline. Ehk et rohkem reageerimist lähisuhtevägivallale. Mitte läbi sõrmede vaatamist, mitte tohutult mitmete võimaluste andmist. Mõnikord jah,
ei ole lapse jaoks kõige turvalisem jääda koju. Ka need otsused on väga rasked. Me valutame ka südant nende otsuste pärast, mille osas me anname nõusoleku, et kodukeskkond ei saa kahjuks olla sellele lapsele või nendele lastele turvaline. Muidugi me tahaksime, et iga laps saaks kasvada oma bioloogilises peres. Aga see kahjuks mõnikord ei ole võimalik. Et teha neid otsuseid julgemalt, võtta täiskasvanutena vastutus selle eest, mis me näeme prognoosina selle lapse või nooruki elus. Ja et selline ennetustöö või nagu ka, siis see vastutus lasub ju täiskasvanutel, ka nendel vanematel, kes saavad aru, et mõnda kodukeskkond ei ole turvaline teise vanema tõttu. Laps ei jõua sageli ise abini, seda tuleb täiskasvanu toel teha. Ehk et need täiskasvanud, kes puutuvad kokku lastega, kes puutuvad kokku noortega, ka oma erialases väljaõppes. Need vanemad, kes oma lastega kodukeskkonnas on ja mõistavad, et see ei ole turvaline. Et ka neile julgust ja vastutust. Sest see prognoos, mida me näeme lähisuhtevägivalla kogemustega lastel ja noortel ja seksuaalvägivalla kogemusega lastel ja noortel, see on nii keeruline, et kui meil on võimalik mida varem reageerida, seda suurem on tõenäosus, et inimene jätkab elamist. Olen põhimõtteliselt ise üle 20 aasta tegelenud lastekoduga, nii selle ülesehitamisega kui siis selle tööga. Ja minu küsimus on, kas te arvate alati on bioloogiline pere? Me väga palju rõhutame, et kõige parem on bioloogiline ja mulle tundub, et aeg-ajalt toome selle bioloogilise pere nimel ohvriks lapse, mitte vastupidi, et tegelikult me kaitseme täiskasvanuid, mitte lapsi. Bioloogiline pere on muidugi väga tähtis, lapse jaoks väga tähtis. Aga veel tähtsam on turvalisus. Ja kui bioloogiline vanem või ka selles peres elav kasuvanem on ebaturvaline, siis see on kõige tähtsam, et sellisel juhul on bioloogilisus ülehinnatud. Ma arvan, et ka nende raamatuta põhjal ja põhimõtteliselt, no ka siin ütleb see sama tütar, et mõned naised lihtsalt ei ole võimelised olema emad. Et kas me ei võta alati seda, et a priori on ikkagi see bioloogiline on parim, tema kindlasti on, aga ma arvan, läbi ajaloo on olnud nii, et mitte kõik ei saa lapsevanemateks. Et saavad küll nii-öelda bioloogiliselt lapsevanemateks, aga nad ei kasva lapsevanemateks. Minu praktikas need juhtumid, mis on, kus on olnud siis selline olukord, kus ema varjab lapsele toime pandud kuritegusid. Nende juhtumite puhul ma näen, kui suur mõju on olnud toimepanijal ka sellele täiskasvanule. Ehk et tegelikult meil ei ole alust arvata, et see oleks bioloogilises mõttes madal intellekt. Aga trauma mõjub sellisel viisil, et see ohvrist vanem ei suuda kaitsta. Seda ma olen oma praktikas palju näinud. Mitte niivõrd ta ei taha, kuivõrd ta ei, sest ka tema vägivalla toimepanija mõju on. Ka tema tõesti kardab, kui vägivalla toimepanija on olnud osa, siis ta manipuleerinud ka täiskasvanu sellisesse seisu, kus ka tema arvab, et ma jään homme nälga. Mul ei ole kuhugi minna. Ja selles hetkes ma arvan, et on raske näha seda valikut. Ja üks noor naine, kes see juhtum on mõni aeg tagasi minuni jõudnud läbi lastehaigla Tartus.
öösel oli viidud lasteaedasse siis poisslaps suguelundite muljumise kahjustusega. ja see ema istub mu diivanil. tema laps on haiglas, me ei tea, mis on suguelundite kahjustamise määr. ja ta istub mu vastas ja ütleb, et ma jään homme üksikuks, ma jään homme kodutuks, ma jään homme nälga. ja tegemist oli haritud noore inimesega. ehk see pilt, mis inimesel võib lähisuhtevägivalla mõjul tekkida, on täiesti ebaadekvaatne. mina nägin enda vastas noort, haritud, ilusat inimest. ja see, mida uskus tema, et ta on vaene, teovõimetu, homsest täiesti nälga jääv inimene, kes ei suuda oma lapsi toita. et see pilt on sageli must ja valge. ma vahest ehmun, kui raske on inimesel arvata üldse, et ta võiks toime tulla enda ja oma laste toetamiseks. et see on üks nagu väga minu jaoks üks minu ehmatav juhtum, kus ma mõistsin, milline võib olla selle ajupesu määr, mida on teo toimepanija aastaid ju teinud nii oma partnerile kui lastele. ma ei oska vastata, ma lihtsalt tean, et vaimsel vägivallal, füüsilise puhul me mõistame, et kui meil on murtud ribi, on murtud ribi. kohver saab aru, et see õige asi ei ole, mul on midagi katki, ma olen arstidega, arst ütleb, et see ribi on katki. vaimse vägivalla mõju on nii raske mõista ja nagu see on nagu nii pisiasjadest hakkav ja nii laialdaselt leviv. Et tõepoolest on inimesi, kes usuvad, et neid ei usu mitte keegi teine, nad jäävad ise süüdi. Nende lapsed hakkavad neid vihkama, nad jäävad kodutuks, nälga ja töötuks. See on täiesti ebaadekvaatne pilt nendest naistest, kes oma kodudest tulevad. Ja siis võib jah olla, et nad ei oska emad olla. Et nad ei mäleta enam, mida tähendab turvalisus ja kui me räägime põlvkondade ülesusest, siis need inimesed sageli ütlevad, et mu isa lõi ju ka. Üks Lõuna-Eesti väikse piirkonna ema ütles, et aga vaata, Mariana, et aga minu laste isa toob vähemalt mingi raha koju, sest minu isa ei toonud. Me olimegi näljas. Aga vaata, tema ju toob. Ja vägivalda normaliseerida on ka see on väga peen. Kuidas normaliseerib vägivalda nii ohver ise, need lapsed seal perekeskkonnas, kui ka tegelikult ühiskond ka. Nii et ma tahan öelda, et see on lähisuhtevägivald on äärmiselt mõjus. Ja see võib täiesti adekvaatse inimese asetada olukorda, kus ta tegelikult enam adekvaatselt ei käitu. Ja mina oma vastuvõturuumis kuulen neid usutlusi neil inimestel sageli iseendaga. Et kui mina lahkuks, mu lastel oleks parem, sest mina tean, et mina olen sihtmärk number 1. Ja see on minu meelest ebainimlik. Ja aga kui me nüüd räägime, me teame, et on ka neid juhtumid, kus 3-4 last on juba lastekodus. Ja enne kui võib-olla jõuavad puhtaliselt lõpuni, ootab ema järgmist ja siis järgmist ja järgmist. See ei ole ka isegi vägivalla küsimus, nagu ei ole seal sellist ähvardavat. Et kas on tekkinud natukene ka see, et meie suurepärane emapalk, mis tegelikult on suurepärane asi siin maailmas, et on põhjustanud ka selle,
et tõesti need ma annan ära või need võetakse ära ja siis mul on lihtsalt järgmine. Ma ei oska seda emapalga küsimust niivõrd võib-olla kommenteerida oma praktikast, kuivõrd sellest, et on naisi, kellel on hirm jääda üksi, kes ei tule tegelikult toime tõesti, nad ei tule toime ja neid lapsi, kes on ära võetud, siis nii-öelda asenduskodudesse elama, saavad uusi lapsi. Minul on olnud vähemalt mõned juhtumid, kus seda ema on survestatud saama lapsi, et hoida, partner hoiab nii-öelda sellisel viisil vangistuses. Neid juhtumeid mul on olnud. Neid juhtumeid ka, kus naine ütleb, et aga ma kardan jääda üksi, et mul on vähemalt keegi. Ja neid on mul olnud ka, et ma ei tea öelda, mina ka puutun kokku vahest asenduskodulastega, kui nad käivad vastuvõttudel ja muidugi nende pereprofiilides mõnikord on seda küll, et nad on ise elavad asenduskodus, igatsevad oma kodu mõnikord väga, mõnikord ei igatse ka. Ja elavad läbi seda, et nende õed või vennad keegi saavad siis, kes on tulnud ja sündinud nagu nooremad peale. Et see on nii kompleksne, et ma seda ühest põhjust ei oskagi nagu öelda, et kuidas see on seotud majanduslikult turvalisusega, aga see võib olla aspekt igal juhul. Ma rohkem näen võib-olla neid, kes otsivad sellist oma järglastes sellist kiindumust ja võib-olla ei oska adekvaatselt hinnata oma võimekust nende kasvatamisel, eriti kui me räägime vägivaldsest partnerist lahkuminekul. Et nad ei tunneta, aga võiksid tunnetada seda naise jõudu ja võimu ka siis, kui lapsi on võimalik ise üles kasvatada, et seda jõudu väga paljudes emades ma tegelikult enam ei näe. Tahaks näha küll, aga ei näe. Et see on pikk töö, kui nad õpivad usaldama oma jõudu ja usaldama seda, et nad suudavad oma lapsi toetada. Siis on seda äge näha ka. Mis oleks see sõnum, kuidas ühiskond võtaks selles mõttes selle vastutuse ja teadvustaks endale, teadvustaks ka neid tugikeskusi. Võib-olla on küsimus ka selles, et me tegelikult ei tea. Me ei tea, kus need on, me ei tea, kust abi saada. Et kuidas oleks nagu selle tööga, et me tõepoolest rohkem, nagu me praegu teeme seda sarja siin. Et ma loodan väga, et see annab selle sõnumi edasi ja et meid kuulavad väga paljud ka selle toreda musta kasti taga. Et mida me ühiskonnana veel peaksime rohkem tegema, mis on teie arvamus, mis on see, mida igaüks meist võiks teha ja näha? See, mida me ei tohi teha, on kindel see, et me ei tohi pilku ära pöörata. Mul on oma sõpru, kes ütlevad, et Mariana, et sinu tööst ei tahagi kuulda. Et ma ei tea, kuidas sa teed seda, ma ei tea, miks sa teed seda, aga teada ma ei taha, mis sa teed. Ma arvan, et see võib-olla on, mina räägin ka siis, kui nad ütlevad, et stopp, liiga palju. Ma arvan, et me peamegi rääkima, sest meil on nii vähe, et kui meist ükski on riskis, siis see on liiga suur risk. Rääkima peame, avatumalt peame suhtuma. Me teame ju kõik, et need juhtumid on, me teame. Politsei statistika räägib meile ju numbrite keelt. Lugege oma sõprusringkonnas iga 5. naine. Need inimesed julgevad rääkida siis, kui meie oleme avatud. Iga 5. naine. Lugege oma sõprade seast. See on liiga suur number. Ja kui meil on mingil õigel hetkel võimalik küsida, kuule, kas sul on kõik okei? Ma ei ole näinud tõesti mitte ühtegi. Ma ei tea, võib-olla ma olen ka, aga ma olen unustanud. Kes ütleb siis, kui tõesti ta käest küsitakse selline küsimus, kuule, kas sul on okei? Kes ütleb,
on okei, kui tal tõesti ei ole. Ja kui ta sõnadega ütlebki välja, et on küll, siis see võib olla mingi pilk, mingi hoiak. Inimeses ju reedab, kas tal siiski räägib tõtt või võib olla midagi sellist, mille osas ma saan olla rohkem olemas või nagu ohvrid ei pea tegema midagi rohkemat. Meie ja teised peame ühiskonnana. See ei ole kena, aga see saab kenaks, kui see lõpeb. Ühe lapse raske lugu, kui me tahame rääkida nüüd numbrite keeles. Ühe lapse raske lugu on riigile väga kulukas. Meil võib olla psühholoogia ja psühhiaatri lihtsalt nagu 7 korda rohkem. Kui me ei tee omalt poolt, siis neid jääb ikka väheks. Täna me tegeleme tagajärgedega kõik. Väga suurel määral. Minu valdkonna inimesed, meil peaks ööseks kojugi minema. Väga palju on pöördumisi. Aga ühiskonnast peab muutus leidma aset. Mina arvan nii. Ma olen täpselt sama kuulnud selle valgesarjaga. Ma ei taha kuulata, mul hakkab kõht valutama, ära pane mulle sellest rääga. Kuidas me saame sellest üle, et me ei ole ainult oma mullis, et me arvame, et kui mul on kõik hästi, siis ongi kõik hästi. Me ei kujuta nagu ette, et homme võime meie olla need, kellel ei ole kõik hästi, kellega võib midagi juhtuda. Tänaval, bussis, ükskõik kus kohas. Või meie lastega või meie sõpradega. Kuidas me saame sellest üle, et me ei arva, et kui mul on hea olla, siis ma ei pea nägema, et teistel ei ole hea olla. Ma jällegi ütlen, et ma arvan, see ühiskonnas on ikkagi juba muutunud ja vahest, kui ma ka selline võib-olla inimene iseenda perspektiivist, minuga ikka ei juhtu. Väga palju ma kuulen seda, minuga ju ei juhtu. Aga kui nagu laiendada seda perspektiivi, et aga kui sinu väga lähedane oleks sellised, kas sa siis nagu ka valiksid, et panna kõrvad kinni ja lasta muusikat kõrva. Et võib-olla selline isiklikuks toomine. Mina olen seda kasutanud oma sõpruskonnas ja mu sõbrad juba teavad, milline ma olen. Aga mina olen seda kasutanud ja toonud need numbrid sisse ja meid on 5 ja iga 5 tüdrukud mõelge, iga 5. Ja sellel igal 5 on ju lapsed. Tal on ju keegi kodus. Ja vaat siis inimesed enam ei ütle, et ära hakka jälle jutuga pihta, sest siis see läheb isiklikuks, kui me hakkame lugema numbreid. Siis enam ma ei ole kuulnud, et öeldakse, aga kuskil keegi, kuskil kaugel. Numbrid on sellised meie riigis 1,3 miljonit. See on liiga suur number. Ma ütleksin suur aitäh praegu ja veel kord julgustaksin kõiki pöörduma tugikeskuse poole ja tõepoolest märkama enda kõrval ja lubama endale mõnikord lugeda ka raskeid asju, et saada teada, et need asjad toimuvad ka meil, ka need usuasjad ja kõik muud, need ei ole kuskil kaugel, need on siin samas. Mul on üks väga hea näide selle sama sarja puhul, ükskord me olime messil, tuli üks noor naine, ütles, et ta päästsite maha. Küsin, kas meie teid päästsime. Tähendus, ma lugesin selle raamatu läbi ja sain aru, et see abielu, mida ma olin plaaninud, ma ei tohi seda. Seal oli küll usuküsimus, aga ikkagi. Ja ka meile tulevad need samad usuküsimused, sellepärast, et rahvaste ränded on. Unustame ära, et on erinevad kultuuriruumid, erinevad kombed ja rääkimata sellest, kui me hakkame ka välismaa abielus või välismaale abiellumistest rääkima, siis me unustame suures tunnetepuhangus ära, et juhul kui see puhang lõpeb, mis siis saab lastega. Et need on kõik niisugused probleemid, millega me peame nagu silmitsi seisma. Aga suur aitäh!
oli väga huvitav kuulata ja ma soovin selles kohutavalt raskes töös teile edu. suur aitäh kutsumast, jõudu meil on ja ka väga julgustan mitte jääma oma kogemustega üksi ja kui meil on sisetunne, et miskit on nihu meie lähedasega või töökaaslasega või naabriga, siis see on vähetõenäoline, et teie sisetunne teile väga vale infot annab. Pigem on rohkem seal, mida me ei näe, nii et kui on miskitki välja näha, mingi väike nüanss, see võib olla aastateks ainuke sümptom, mis nähtavale lastakse tulla, seega reageerige, küsige, avaldage huvi ja empaatiat. On suur tõenäosus, et see inimene, nad reeglina ei taha olla raskes seisus. Need lapsed, nad ei taha elada vägivaldsetes kodudes. Need täiskasvanud, nad ei taha elada vägivaldsetes kodudes. Nad ju teavad, et see ei ole hea. Aga mõnikord see väljapääs tundub täiesti võimatu. Eriti siis, kui keegi lähedane pöörab pilgu ära. Siis võib olla see väga põhjendatud. Et ma tajungi, et mul ei ole väljapääsu, ma olen üksi selles. Seega märkame ja reageerime. Me ei saa lubada endale enam lihtsalt seda, et me märkame ja mõtleme, et ehk ei ole. Iga 5.